Aga nii, aitäh kõigile, kes tulid, et mina olen Jens Jaanimägi, ma olen progressiivse liikumise juht, aga ma siin tegelikult täna ei räägi. Et tänane teema on siis, kus on väärtused, mis on Euroopa väärtused, mis on Eesti väärtused, kuidas need teineteist mõjutavad. Et seda toredat üritust rahastab Euroopa Liit seoses tulevate Euroopa Parlamendi valimistega, nii et äkki saate kuidagi mingit inspiratsiooni, et valima minna ja mida valida, keda valida. Ja jah, et lihtsalt korralduslik info, et kes ei ole oma nimekirja pannud, saate lahkudes seal osaluslisti panna oma nime ja väljas on ka väikesed flyerid, kus on natuke teavet meie MTÜ kohta ja saate ka pärast üritust näiteks minuga või Riinuga või Keaga rääkida, kes me siin progressiivses liikumises tegutseme. Andres muidugi, aga Kea siis tutvustab meie osalejaid ja annan sõna edasi. Ja, aitäh, mina olen siis Kea Kangilaski ja minuga räägivad täna siin Jaana Levitina, kes on feminist ja Feministeeriumi venekeelse portaali toimetaja, lehtega. Ja. Siis on meiega Triin Vihalem, kes on sotsioloog, Tartu Ülikooli kommunikatsiooniuuringute professor, minu õppejõud muuseas. Siis on meiega Tõnis Saarts, politoloog ja Tallinna Ülikooli võrdleva poliitika dotsent ja Andres Reimann, mõtteloolane, progressiivse liikumise teooria valdkonna juht siis. Muid asju ka. Aga ma alustaksin täna sellest, et äkki tähendab sellest, et mis on üldse väärtused? Miks me räägime sellisest asjast nagu väärtused? Ja võib-olla kohe siia juurde enese tutvustuseks ka, et ma siis küsiks teilt ka, et kuidas teie sellise väärtustemaatikaga kokku puutunud olete oma elus? Et paar lauset võib-olla minu enda taustaks ka, et äsja just tulin sealt Akadeemia Kanti erinumbri esitluselt Tartu Ülikooli raamatukogus ja Kantil on kindlasti väärtuste üle arutelul oma roll. Tihti Kantile ka ju viidatakse kui euroopaliku väärtussüsteemi aluse või põhjapanijale. Ja võib-olla siis meenutusteks teistele, et Kant on just väljendanud seda, et inimsus iseendas ja teistes tuleb alati seada nii-öelda eesmärgiks. Inimsus on see kõige suurem väärtus. Omal ajal olen olnud siis ülikooli eetikakeskuse riikliku väärtusprogrammi juht ja selle raames sain ma üsna vähe teada võib-olla väärtustest kui sellistest, pigem sellest, kuivõrd erinevad need inimestel on. Aga rohkem sellest, et mismoodi toimub väärtuskommunikatsioon inimeste vahel ja võib-olla ma kirjeldan seda läbi ühe situatsiooni siis, et me tegime kooli õpetajatele sellise asja nagu väärtusmäng ja mängisime siis erinevate koolituste raames seda läbi ja pärast siis reflekteerisime selle üle. Ja ma mäletan hästi, kuidas üks kehalise kasvatuse õpetaja hästi siiralt küsis, et nii, kõik õige, aga kuidas me nad õpilased siis nüüd õigesti käituma sunnime. Ehk siis, mida ma tahan sellega öelda, on see, et see, mida me sõnades väljendame ja mida me tegelikult nagu oma käitumisega edasi anname, need ei pruugi alati olla üks ja see sama ja tegelikult üldse see väärtuste äratundmine iseendaski võib olla üsna keeruline, minu meelest. Aga ma annaks teile kõigile järjest sõna ja tehke samasugune avang. Ma vist istun nurgast, nii et ma alustan. Ma ütleks, et minu jaoks väärtustes on kõige oluline see, et need on ikka instrument, mitte nagu, et väärtused ei pea olema excuse me. Et väärtused peavad midagi nagu tegema, et me peavad olema millegi nimel, et kui näiteks on sellised inimestel mingid konservatiivsed väärtused, mis tegelikult ei mõjuta hästi enam ühiskonda, aga nad on nagu ammu olnud, nii et nad on nagu, inimesed peavad need nagu väärtuslikuks, aga tegelikult nad toovad väärtust ainult ise enda propageerimisele, kui see makes sense, et nagu et sa toetad seda väärtust, et teised toetaks seda väärtust, aga tegelikult nagu see ei too midagi ühiskonnale. Vot, et minu jaoks on kõige olulisem, et sa väärtustaks seda, mis teeb ühiskonda paremaks ja see muutub muidugi ajaga ja see nõuab pidevalt nagu mõtlemist ja ümberkohaldamist,
et see ikka oleks nagu toimuv, et väärtused, kõige see ülem nagu inimväärtus muidugi jääb samaks, aga kõik need nagu väiksemad asjad pidevalt muutuvad, et see on okei ja see peab nagu toimuma ja väärtuskasvatus siis pidev iseendast. ja väärtusvool peab olema seal sees, et jah. Riin? Jaa, no mina eeskätt väärtustega olen puutunud kokku, õigemini otsapidi ka sunnitud puutuma kokku sellise empiirilise sotsioloogina, mis tähendabki, et tõesti neid mõõta, kuidas moodi nad siis ühiskonnas levivad, mis väärtused nii-öelda tõusevad, mis väärtused langevad, kuidas on erinevate sotsiaalsete gruppide, erinevate maade vahel, et see on olnud minu peamine kokkupuude ja tegelikult juba üsna ammusest ajast, et võibki öelda, et siis, kui Eesti taasiseseisvus, siis olid esimesed niisugused suuremad küsitlusuuringud ja õnnestus siis tõesti ka päris reaalajas vaadata selliste väärtuste nagu vabadus ja võrdsus, nende muutumist 5 aastaga väga põnev oli, et need olid mu esimesed intervjuud, et tõesti, kus nagu samad inimesed rääkisid siis nendega seonduvalt väga erinevad tähendused kogunesid nende ümber. Aga üldiselt, miks ma ütlesin, et nagu rohkem sunnitud, et see ei ole üldse minu lemmikteema, et kõik ausalt ära rääkida, sellepärast, et uurimise objektina on nad väga tülikad. Sellepärast, et juba väärtustest endast on kõvasti üle 150 erineva definitsiooni. Muidugi need erisused ei ole nüüd nii kardinaalselt sageli, aga ikkagi küllaltki empiirilise mõõtmise seisukohalt üsna olulised. Kõigepealt juba sellised küsimused, kas väärtused on indiviidide rühmadel, eks ole, või on nad kuidagi kultuuris sellised kollektiivselt jagatud. Siin on väga erinevad seisukohad autoritelt. Kas ta on rohkem siis tõesti seotud sellise emotsioonide ja motivatsiooniga, eks ole, et tõesti mul on, ta juhib siiski mingis mõttes minu käitumist vähemalt ideaalmaailmas või on nad rohkem sellised kommunikatiivsed, et me lepime kokku, et ma ei tea, tõesti meie jaoks, nagu ma alguses nimetasin, et sõna vabadus, et selle seosed 90ndate alguses ja näiteks 95. aastaks olid täitsa erinevad, eks ole. Ühiskond niivõrd palju muutus seal ümber ja ütleme meedia ja kõik muutus seal ümber. Et mis nad siis on, et hästi palju on selle üle vaieldud ja sellepärast on ta nii-öelda jutumärkis nagu tülikas uurimise objekt. Aga ütleme, võib-olla ma tänaseks siia panen laua peale siis sellise enam-vähem nagu niisuguste suuremate, kobedamate empiiriliste mõõtmistega seotud niisugused definitsioonid, mida ma siis nii-öelda olen natuke meelevaldselt kokku sulatanud. Ja see siis ongi ligikaudu niimoodi, et need on tõesti sellised abstraktsed kujutelmad siis soovitavatest, kas siis lõppseisunditest või instrumentidest. Et need ei ole siis kas üks või teine, vaid niisugused kas siis instrumentaalsemad väärtused, nagu seesama vabadus või ausus või töökus, või siis sellised nii-öelda, nagu nimetab ka üks väärtuste uurija Rokic, niisugused terminaalsed või niisugused nagu lõppjaama väärtused, et ma ei tea, tõeline sõprus ja õnnelik pere ja tugev rahvus ja mingid seda laadi asjad. Õnn näiteks. Et nad siis on kas siis kujutlused siis sellest lõppjaamast või siis nendest sobilikest instrumentidest, mis siis mõtestavad meie tegevust ja suunavad, aga millel ei ole nagu sellist otsest, me ei saa ennustada inimeste käitumisakte selle järgi. Et selles mõttes see, mis sa Gea ütlesid, et inimesed käituvad erinevalt, see ongi üsna tüüpiline. Et kui tõepoolest juba me saaksime selle järgi inimeste käitumist ennustada, siis ilmselt nad oleks juba lähedased normidele, mille täitmise, mittetäitmisega kaasnevad mingid sanktsioonid või siis nii-öelda positiivsed või negatiivsed. Aga väärtustega enamasti ei kaasne, kuigi muidugi võib olla siin, ilmselt me jõuame selleni, et ühiskonna hukkamõistu võib ikka olla nii ja naa, aga ütleme, mingis mõttes me võime alati öelda, et meil ongi väärtuskonflikt. Tõnis? Ja tere. Minu kokkupuude väärtustega, kui ma mõtlen, on isegi 3 erinevas liinis, et algtasemel, see tähendab bakalaureuseõppes olen õppinud sotsioloogiat ja nagu siin Triin mainis, siis praktiliselt kõik sotsioloogilised küsitlused mingil kujul sisaldavad nagu väärtuse mõõtmise komponente, nii et väärtuste uurimises sotsioloogias nagu
sotsioloogiat õppides on väga raske seda täiesti ignoreerida ja nagu mööda minna. Nii et juba läbi selle tegelikult väärtused tulevad sisse ka kvalitatiivsetes uuringutes, kui te teete kellegi intervjuusid ja nii edasi, see väärtusteema paratamatult tuleb sisse. Nii et see on üks liin. Teine liin on see, et ma olen mingil määral tegelenud niisuguse temaatikaga nagu poliitiline kultuur. Ja nüüd tähelepanu, poliitiline kultuur ei ole poliitikateadustes poliitikute eetiline käitumine. Ja kas nad on, kas neil on lastetoaga kõik korras või ei ole, nagu seda ajakirjanduses kajastatakse seda mõistet, see ei ole see poliitikateadustes. See on ennekõike just need väärtuskompleksid, mis tegelikult või niisugused baasväärtused, mis raamivad poliitikat, poliitika tegemise protsessi ja üldse niisuguseid laiemaid poliitilisi suundumisi üritavad seletada siis väärtuste kaudu, miks erinevates maades poliitika valitsemine on ka väga, väga lahknev ja erinev ja need arusaamad, baasarusaamad on väga erinevad. Ja kuna ma olen selle teemaga lugenud ja selle teemal väga palju lugenud ja ka mul oli üks loeng poliitilisest kultuurist, Eesti poliitilisest kultuurist, mis mind tegelikult sundis kogu aeg need väärtusuuringuid nagu enda jaoks mingit uusi andmeid nagu otsima. Ja seetõttu ma pidin ennast kogu aeg nagu sellega kursis olema. Nii et see poliitilise kultuuri temaatika on olnud siis teine liin. Ja kolmas liin on see, et kuna mind on huvitanud väga niisugused olulised ühiskondlikud konfliktid ja vastuolud, mis raamivad ka poliitilist võistlust, konkurentsi ja nii edasi, nimetame neid siis lõhedeks või konfliktitelgedeks, siis tänapäeva poliitikas kui vanasti oli sotsiaalne klass ja sotsiaalmajanduslik lõhe, rikkad versus vaesed, oli väga oluline, mis defineeris, kuidas erakonnad üksteisele vastandusid. Tänapäeval on see vastandumine järjest rohkem väärtusteljel, kultuuriline, liberaalsed versus konservatiivsed väärtused ja juba selle teema kaudu, mul on nagu hästi oluliseks see kujunenud see väärtuskomponendi lisamine poliitikasse läbi nende poliitiliste konfliktitelgede ja erakonnapoliitika. Andres? Nii põhjalik jutt kõigilt. Mul on üks isiklik lugu võib-olla väärtustega seoses, et ma olen taustalt, nagu Gea mainis, olen tegelikult esialgu riigiteaduse õppinud, siis mõtteajalugu. Ja see, kuidas ma enda valdkondadeni jõudsin kunagi, 2016 oli see oli seotud väärtustega ja väärtusdebatiga Eestis. Ja see debatt on mul selgelt meeles ja see on natuke erinev vist, millest Triin rääkis. Ja see oli Ahto Lobjak ja Hardo Pajula debatt nihilisti veergudel. Selle kontekst oli kooseluseadus ja debati kese oli siis selle ümber, et kas geiabielu, kas koosellumine sisaldab või väljendab kuidagi Euroopa väärtusi, mis need Euroopa väärtused üldse üle pea on ja siis Ahto Lobjak võttis seisukoha, et Euroopale on omased mingisugused ainult Euroopale omased väärtused, mille Eesti peab üle võtma ja mida ta on üle võtmas, aga väga aeglaselt. Ja Hardo Pajala vastas siis sellele, et tegelikult on Euroopa väärtused midagi palju laiemat, kui Lobjakas seda proovis näidata. Ja seal taga on hoopis selline kristlik kultuur, midagi sellist. Aga mis mind sealt huvitas, oli tegelikult lihtsalt see, et see tundus selles ajas minu jaoks selline huvitav ja teistsugune viis, kuidas asjadest mõelda ja siis sealt ma leidsin enda jaoks poliitikateooria ja mõtteajalu ja et selles suhtes on see minu jaoks nagu lihtsalt kontekstuaalselt huvitav või oluline olnud. Teiselt poolt minu selline taust või uurimissuund seni on olnud mõtteajalus külma sõja debatid, mis puudutavad liberalismi, poliitilist kohustust, enamasti mis puudutavad anglo-Ameerika mõtlejaid. Ja seal väärtustega tegeletakse küll, aga väärtused pole seal kesksel kohal. Seal on mõistet nagu väärtuspluralism, mida seal ehitatakse, näiteks Briti mõttes Aya Berlin on kuulus liberaalne 20. sajandi mõtleja.
aga eksplitsiitselt eks selliste väärtuste kui sellistega ei tegele, et ta pigem väljendatakse nende suhtes isegi skepsist, et võib-olla väärtuste taha peitumine ja selliste printsiipidega, kui väärtustest mõelda, kui sellistest printsiipidest on natuke selline kahtlane, me võib-olla peaksime olema realistlikumad, vaatama, mis poliitikas tegelikult toimib, et väärtuste taha, et väärtuse taha võib alati peita mingisuguse ideoloogilise masinavärgi ja sellises skeptilises ja spekulatiivses poliitikateoorias on sellesse 20. sajandi natuke sellise ettevaatlikult suhtutud paljuski. Mul on erinev punkt, ma lasen järjest üle võtta. Sa mõnes mõttes jõudsid 2 teemani, mida ma tahtsin puudutada ja ma nüüd mõtlesin, et kumba enne võtta, et mingis mõttes see, mida sa ütled, et millega sa lõpetasid, et me peitume väärtuste taha, vajaks nagu natuke selgitamist, eks ole, et mida me sellega mõtleme tegelikult, et ma siin enne ka rääkisin, et me ka isiklikus elus me võime kommunikeerida oma tegudega ühtesid ja rääkides teisi asju, eks ole. See täpselt samamoodi ju ka poliitilised erakonnad, sõnastades oma maailmavaadet ja otsides oma maailmavaadet, me teame siin näiteks erinevad erakonnad on lausa ju suuri üritusi korraldanud ja oma maailmavaadet püüdnud täpsemini selgitada ja nii edasi, eks ole, et ikkagi sõnastada seda, ehk siis nagu sõnastada seda, kuhu ollakse hetkeks jõutud või millised on need väärtused, mida võib-olla niimoodi aeg-ajalt peabki uuesti sõnastama. Et võib-olla te kommenteerite seda, võid Andres alustada. Okay. Aga sina nõugutasid, Tõnis. See küsimus oli, et millised väärtused jah, et mida see tähendab, et me peitume väärtuste taha ja et milles need väärtused siis tegelikult nagu seisnevad, et kas need väärtused on siis deklaratiivsed või on ikkagi väärtused miski, mis päriselt on inimestes ja ka erakondades? Ma arvan, et väärtused on see, mis on. Selles mõttes, et mul on väga raske ette kujutada ühiskonda, millel ei ole teatud väärtuselist jagatud alust. Neid, kõikidel ühiskondadel on vajalik teatud niisugune konsensuslik väärtuseline alus. Ilma selleta ei ole võimalik lihtsalt, et nad püsiksid koos ja kui see väärtusalus laguneb, siis harilikult tulemuseks ongi ühiskonna lagunemine või mingisugune suurem katastroof. Nii et need väärtused tuleb mingil viisil neid kinnitatakse läbi erinevate debattide, rituaalide ja nii edasi, et seal on väga erinevaid viise, kuidas ühiskond neid reprodutseerib, kinnitab, näitab, et nad on jätkuvalt olulised ja see on midagi, mis on paratamatu. Ja üks osa muidugi väärtustest on alati see, mis on poliitilise võitluse tanner. Ja see, mis on see alusväärtuste osa ja see, mis on siis, mille üle me debateerime, mis ei ole võib-olla päris paigas, mis on muutumises, et need vahekorrad alati on ka tegelikult erinevad ja erinevatel ajahetkedel erinevad, et niisuguste suuremate ühiskondlike muutuste puhul see muutuv osa on alati suurem kui see püsiv osa. Nii et ühesõnaga on alati baasväärtused, millelt ühiskond ei püsi ja siis see politiseeritud väärtuste osa ja selle osakaal või laius alati on erinev. Ja ma tuleks võib-olla selle juurde, mis ma enne mainisin, et see niisugune kommunikatiivne osa, et mida me millega seome, mida me seome, ma ei tea, märksõnaga tõesti, et ma ei tea, tugev rahvus või riigi julgeolek, et kelle jaoks need on siis, ma ei tea, lapsed, et ma ei tea, lapsi sünniks piisavalt, kelle jaoks on, ma ei tea, tugev majandus, kelle jaoks on mingisugused, ma ei tea, parketikõlblikkus, eks ole, kusagil, et see, et tõepoolest millised need seosed on mingisuguse siis abstraktsema mõiste või ka märksõnaga, mis siis empiirilistes uuringutes eeskätt on, mis on siis natukene mõõdetav, see ühtsus või erinevus, et need seosed on paratamatult erinevates ühiskonna alarühmades mõnevõrra erinevad. Ja tõepoolest, et kui Tõnis mainis mingid baasilisi asju, millega siis väga võib-olla veidraid, ma ei tea, märksõnu või tähendusi või objekte või tegevusi ei hakata seostama, eks nende ümber siis on tõesti suurem mõistmine. Aga üldiselt jah, kui ma juba enne mainisin seda empiirilisi uuringuid, siis ega sellisel sellisel paljal kujul või abstraktsel kujul, et kus on ka üsna vähe seletust, ongi see võib-olla need pidulikud kenad sõnad, eks ole,
ega siis väga suurt siukest erisust ei ole, et on tõepoolest mingil määral, ütleme, rahvuste vahel põlvkondade, rahvus ja põlvkonda minu kogemuse järgi vähem Eesti kultuuri kontekstis näiteks mehed, naised oluliselt vähem. Ei tule sealt nii väga vähe tuleb erisusi. Aga on see rahvus või on see pigem siis nagu selline erinev kultuuri või usutaust? Ilmselt on siin ikkagi see väga võimalik, et see tõesti see niisugune, sest omal ajal me tõesti Eesti venelaste puhul leidsime, et see on mingisugune selline niisugune huvitav väärtust, et kaunis maailm ja siis õiglus ja niisugune ortodoksne natukene, see esteetika ja eetika nagu selline seos oli seal nagu tugevamalt näha. Aga ka üldiselt põlvkondade puhul ei ole nagu suurt vahet, et samamoodi erinevad Eesti ja venekeelse taustaga noored oma vanematest ja vanavanematest, noorte puhul on just eeskätt ikkagi sellel, niisugusel ma nimetaksin ikkagi sellisel autoritaarsuse või traditsiooni ja siis sellisel eneseväljenduse dimensioonil, et kus on ühel pool siis tõesti see niisugune minakesksus mingis mõttes, ka hedonism, selline stimulatsioon, mis on siis noorte puhul ja siis selline suurem respekt võimu ja religiooni suhtes, mis on siis võib-olla vanemale põlvkonnale, eestlaste puhul siis eristub see sekulaarsus ehk siis see, et religioonil pole nagu suurt tähtsust, et mingisugune näiteks lunastusväärtusena, et siis on tõesti see on siis rahvuseti üpris erinev. Aga niisugusel kujul nagu ülimalt abstraheeritud kujul tõesti need ma ei saa öelda, et üldse ei ole erisusi, kui siin oli küsimus nagu ka võib-olla selles, sa Gea vihjasid, et kas siis Euroopa väärtused või oli kuidagi siin ja siin oli ka siis Lobjaka ja Pajula debatis, et kui võib-olla kõige parem selline empiiriline baas ongi Ingleharti väärtuste suur kaart, et kus on nagu kogu maailm, et siis me näeme, kus Euroopa kaasetseb, siis jah, tõepoolest võib öelda, et Euroopa maad valdavalt on seal siis nii-öelda nagu ühes nurgas, milles on siis suhteliselt kõrge selline sekulaarsus ehk siis vähene selline vähesem traditsiooni ja sellise autoriteedi austus, selles mõttes ka natukene sellised ja siis see väga selgelt siis mida protestantlikum, mida arenenum, siis seda suuremad on seal siis selles süsteemis nimetatakse neid sellisteks eneseväljenduslikeks. Ta on natukene liberaalne selles mõttes, et isikuvabadused on olulisemad kui nagu selline ma ei tea, kord riigis näiteks, väga lihtsustatult öeldes, aga teiselt poolt ka humanistlikud, et õnn on hästi oluline, usaldus on hästi oluline, et see niisugune heaolu on, et sellest ei saa nagu üle sõita või kui me hakkame disputeerima, siis see on nagu kujuteldavalt kõige olulisem. Et seal tõesti saab öelda, et need Euroopa riigid on seal suhteliselt ühes pundis ja tõepoolest siis see muu maailm on nii-öelda on natukene eristuvad. Ja Eesti ütleme on seal võikski öelda, et ühel pool on siis Põhjamaad ja siis mööda seda eneseväljenduslikkuse telge või eneseväljenduslikke väärtuste telge ja siis need Eesti on seal nagu, ütleme siis natuke teises ääres, Läti, Leedu on veel nagu vähem. Ja, aga ütleme visuaalselt ma just enne siia tulekut vaatasin korraks seda pilti, et selles mõttes võib-olla saab öelda tõesti, et mingisugusel väga siis mingite üldiste selliste eelistuste tasandil me saame rääkida mingist tõesti sellest euroopalikust väärtusruumist, mis on ilmselt jah, ma olen nõus sellega, et see on humanistlik, et see inimene, tema eneseteostus ja õnn, mis ka hakkasid hüppeliselt tõusma siis, kui Eesti taasiseseisvus ja liikus nagu selles võib-olla euroopalikuma, läänelikumasse kultuuriruumis, need väärtused hakkasid nagu tõusma sellises mõttelises, sellises nagu pingereas. Aga niipea, kui me läheme rohkem detaili, et mida see siis tähendab, et missugused, ma ei tea, toimimisviisid, missugused lõppseisundid seal taga on, sealt läheb juba pilt väga kirjuks ja sealt võib siis öelda tõesti, et need väärtused võivad siis olla nagu selline asi, mida nagu selline plagu, mida siis igaüks saab öelda, et mina olen selle eest, aga edasi läheb juba jah, see niisugune vaidlus võib-olla siis mingite toimimispraktikate üle ja mingite eelistuste üle, mis väga hästi võib selle ühe väärtuste viisi all toimuda. Ma just hiljuti kuulsin sellist mõtet, mille peale ma ei mõelnud varem, sest ma tihti teen nalju selle üle, et Eesti on üks kõige vähem usklikuid nagu religioosseid riike, aga siis mulle öeldi, et tegelikult ei ole. Tegelikult nagu on paberil,
aga tegelikult need konservatiivsed Eesti väärtused, need nagu natsionalistlikud ja autoritaarsed, patriarhaalsed väärtused tegelikult on kõik kristluse seest võetud ja tegelikult kopeeritud sealt, aga siis ma mõtlesingi, et see ongi see väärtuste taga peidumine, et me ütleme, et meil on tegelikult sekulaarsed, loogilised, humanitaarsed väärtused, me tahame lapsi, tugevat riiki, julgeolekut, aga tegelikult selle taga peiduvad need täitsa mitte loogilised ja vananenud väärtused, mis või reeglid, aga me nagu püüame nende meie nagu contemporary väärtusteks, aga tegelikult ei ole, tegelikult selle taga nagu peidub see nagu võimu salvestamine, et need, kes tahavad, et see võim jätaks, lihtsalt kasutavad selle nagu Eesti sõnad. Kattevarju sa mõtled? jah, vot selline mõte oli. Tahad sa ka kommenteerida ja siis ma tahaksin natuke seda Euroopa väärtuste juttu edasi ajada. Jah, ma arvan, et see, kui ma ütlesin enne seda, et paljud need 20. sajandi autorid, keda ma olen uurinud, on pigem skeptilised väärtused kui sellises, siis ma mõtlesin seda, mida Triin lõpus ütles, kui väärtustest saab selline üldine plagu, millega poliitilise loosungina minnakse midagi siis mingisugust poliitilist programmi teostama. Samas võib-olla pööramata just nimelt taga sellele networkile või sellele intellektuaalsele sellisele sisule, mis seal tegelikult on. Jah, mul oli midagi veel, aga mine. Okay. Aga lähme siis Euroopa väärtuste juurde, et sa juba, Triin, tegelikult jõudsidki sinna. Aga see küsimus ju ikkagi on, eks ole, et kas meie väärtused on Euroopa väärtused või mis need Euroopa väärtused on? Kas need on siis Euroopa Liidu väärtused? Ma arvan, et siin võib ka veel tuua, et Euroopa Liiduga seostub nagu üks nagu kindlam väärtuskimp, kui võib-olla ütleme laiemalt Euroopa kui sellise väärtustega, sest me oleme ka Euroopased ja tegelikult Euroopa on ju üsna suur ja üsna erinev ja siin on ilmselt ka võimalik meid väärtus, ütleme siis erinevatele telgedele paigutades ikkagi üsnagi lahku lüüa riigiti ja inimesed, indiviiditi veel eriti. Et kuidas siis te arvate sellest? Kas Euroopa väärtused on Eesti väärtused või Eesti väärtused on Euroopa väärtused? Ma isegi sõnastaks nii. Kas võiks lisada kolmast nurgast, sest minu emakeel on vene keel ja venekeelses sfääris Euroopa väärtused nagu halb sõna. No kui me mõtleme nagu rohkem nagu Venemaa kontekstis, aga isegi kohaliku vene keelt kõnelejate seas, sest see on kõik see nagu et see on nõrkus, see on amoraalsed mingid väärtused ja bla bla bla, et see nagu see fraas ise nagu Euroopa väärtused kõlab väga paljude jaoks halvasti lihtsalt automaatselt, see on sama nagu sõnaga feminism, et sa ütled, et no see on feministlik mis iganes ja siis selle taga kohe tuleb halb reaktsioon, kuigi võib-olla inimene tegelikult on nõus selle nagu mõttega, aga see Euroopa väärtused kõlab nagu midagi, mis ei ole meie oma, mis on nagu importeeritud ja seega nagu inimesed ei taha selle vastu võtta, ei taha isegi nagu selle sisse vaadata, siis on mingi teine asi. Sa mainisid, et see on nagu nõrkus, et mis elusfääriga see rohkem seotud on, et kas see siis on rohkem seotud nagu pereeluga või milles see nõrkus või on see pigem riikide nõrkus või? See tuleb isiklikust nõrgusest ja siis läheb süsteemide nõrkuseni ja riigi nõrkuseni. Selles mõttes, et kõik need nagu inimväärtused, mis lasevad sind vaba olla mingil viisil, mis on võõras praegu selles kontekstis. Seda näetakse nagu nõrgust, et sa nagu lased endale midagi, ilma milleta teised nagu said hakkama. See on nõrgus ja siis see tähendab, et need nõrgad inimesed teevad nagu halba tööd,
teevad halba ühiskonda, bla, ja siis riik saab et see nagu liigub niimoodi üles. No see muidu mitte minu loogika. See on siis nagu põhimõtteliselt, et autoritaarsust ja kõike seda nähakse nagu tugevana ja Euroopa, kuna Euroopa on selline demokraatlik ja tahab kõiki kaasata, siis Euroopa on järelikult nagu esitab nõrkust, ma saan aru, mingisugune selline käsitlus. Aga selles on, nagu mina seda näen, selles on väga palju seda, et inimesed ei usalda üksteist, et kui sa annad inimesele vabadust, et nad käituks õigeti ja et nad oleks nagu produktiivsed ja head nagu ühiskonna liikmed ja usuldakse ainult seda nagu autoritaarset nagu ranged käed, mis sunniks teha midagi, et seal on väga palju seda ebausaldust üks teise vastu sellest nagu suhtumist. Ma selles sinu kirjelduses, kui ma ennem nagu viitasin just sellele Ingleharti väärtuste uuringule, et siis ma võib-olla natuke räägin seda lahti, et no ütleme jah, need peamised, mis tõesti on selle Euroopa maade, siis selle mõttelisel teljel selle positsiooni iseloomustavad, ongi jah, just nimelt see, et tõesti inimeste niisugune poliitiline osalus, ilmselt mis tähendab ju ka siis mingis mõttes nõuet siis seda osalust võimaldada, justkui siis selle võimu usaldamist vähemalt osaliselt siis nii-öelda indiviidide või nende kogumi kätte. Siis ka näiteks laste kasvatamine, et tõesti laste puhul on siis nende niisugune visadus, otsustusvõime, iseseisvus hästi väärtustatud, mitte näiteks kuulekus niivõrd sellesse kombosse kuulub. Ja siis ka jah, kindlasti see teiste inimeste usaldamine, et sul on vaja nagu koostööd teha ja sellega siis kaasneb tõesti see, et selle võimu suhtes on nagu vähem sellist jumaldavat aukartust. Mis jah, nüüd kui sa praegu seda räägid, ongi see, et ma olen järelikult nõrk, et jällegi, et seda illustreerida, üks minu tuttav hiljaaegu, kelles mul ei ole nagu põhjust kahelda, et ilmselt mingis väärtuste küsitluses ta ilmutakski siis neid euroopalikke nii-öelda väärtusi ja samal ajal kirus oma ülemust, ütles, et pagana ülemus, et mina lähen tema juurde ja küsin, et mis teha ja siis tema küsib, et mis sina arvad, et kui mul umbes lahendus oleks, et mis ma siis enam sinu käest lähen küsima, eks ole. Et see on nagu selline näide, et me võime selle samal niisugusel üldisemal tasandil, abstraktsemal tasandil olla siis väga nagu niisugust jagatud otsustust nagu nõutavad, eks ole, ja olla veendunud, et me saame sellega hakkama, aga samal ajal siis sellisel võib-olla professionaalsel tasandil tekib tõesti see tunne, et kehv ülemus, et nõrk ülemus, eks ole, et see ei ole päriselt niimoodi üheselt ülekantav. Aga teatav selline tõesti see kombo, et võib-olla siis niisugune valmisolek, ühelt poolt siis nõudmine ja teiselt poolt ka tõesti see pakkumine, et see otsustus oleks siis nii-öelda kuidagi jaotatum ja mis eeldab ka siis tõesti seda võimekust siis nii-öelda ühiselt toimetada, sealt me jõuame juba siis selle demokraatia juurde väga sellisel lihtsustatud kujul, eks ole, et tõepoolest meie teada olevate nende empiiriliste mõõtmiste järgi võib see öelda küll, et see on see Euroopa väärtuste mingisugune tuumik, ükstakamma kui abstraktne ta siis on. Tahab keegi kommenteerida? Ja, ma arvan, et Euroopa väärtuste mõiste ja see, kuidas me seda vaatame, see on tegelikult üsna poliitiline, sellepärast, et esialgu me peame paika panema selle, et mida me siis Euroopa all nagu mõtleme euroopalike väärtuste alla, et kas Euroopa on siis geograafiline termin, siis ta peaks saanama ka suure osa näiteks Venemaast ja ortodoksi maailmast. Kas ta on siis tsivilisatsiooniline termin, mis jätab näiteks ortodoksi maailma välja ja pigem siis on seotud läänekristlusega ja see piir siis jookseb siit samast Narva jõe juurest ja Peipsi tagant ja nii edasi. Kas Euroopa väärtustest rääkides peaksime rääkima laiemalt läänemaailma väärtustest ja tooma juurde ka näiteks Põhja-Ameerika ja väärtused on ka selles mõttes poliitiline, et meil tihtipeale Euroopa väärtustest kõneledes ja siit tuligi see välja, on niisugune kujutlem, et Euroopa väärtused on ennekõike ikkagi Lääne-Euroopa väärtused. Ja see Ida-Euroopa on niisugune maha jäänud, seal ei ole ikka veel need õiged euroopalikud väärtused kasvanud, me peaksime neid ikkagi järele aitama ja see nüüd toob sisse juba niisuguse
postkolonialismi ja orientalismi diskursuse väga selgelt. Ja see on ka väga poliitiline teema ja väga niisugune hell teema võib-olla mõnede jaoks, mis on tekitanud ka päris palju vastureaktsiooni Ida-Euroopa maades. Nii et nii või teisiti, kuidas me selle Euroopa väärtusi defineerime või vaatame ja ütleme, et need on ja need teised ei ole euroopalikud väärtused ja ühed on rohkem euroopalikud kui teised oma väärtuspillid, siis juba sellega me paneme tegelikult paika teatud poliitilise võitluse rajajooned ja teatud sildistused. Jah, ma tahtsin enam-vähem sama, mis Tõnis ütles, aga ma arvan, et ühelt poolt see geograafia, see tsivilisatsioonilised väärtused, aga teiselt poolt jällegi poliitikateooria poolt, eks on oluline, mis on see nii-öelda see intellektuaalne poliitiline traditsioon, millest me räägime, sest tavaliselt kui räägitakse poliitikateoreetilistes vaidlustes Euroopa väärtustest, viidatakse mingisugusele ideele 18. sajandist, viidatakse millelegi valgustusest või erinevatest valgustustest. Ja ilmselge on see, eks, et nagu ilmselt ka praegu, et kui sa räägid filosoofiga, ta räägib sulle mingisugusest Euroopa väärtusest, siis ta viitab sellega filosoofilistele vaidlustele, mingisugustele igivanadele küsimustele. Samas, kui sa küsid inimese käest tänavalt, mis on Euroopa väärtused, siis sa saad sealt mingisuguse sellise sotsioloogilise pildi ja täpselt samamoodi oli 18. sajandil, kuigi ma olen võib-olla harjunud mõtlema, kui keegi küsib, mis on 18. sajandi ideaal või väärtus, siis ikka see rääkima vabadusest või võrdsusest või eks millestki sellisest. Nii et aga see küsimus oli vist tegelikult, mis Kea püstitus oli see, et mis on Euroopa väärtused, mis on Eesti väärtused ja kas need on eks samad asjad. Ja seal on täpselt samamoodi, eks esiteks tuleb see küsimus üles ja tõesti me võime filosoofiliselt mõelda, et meil on tegelikult ka sama kusjuures Ahto Lobekas, kuigi ma olen nõus, et tal oli suhteliselt kolonialistlik vaade sellele Eesti väärtusruumile, selles mõttes, et me oleme need, kes me väärtusi siia impordime ja me tooleme siia toonud lääne institutsioonid, selle väärtusruumi ja meie ülesanne peaks olema see kõik üle kanda siis oma sellisesse seadusesse kujundada sellest välja, isegi mitte kujundada, me peame selle lihtsalt üle võtma, kuna meie ei ole selle autorid, siis ühesõnaga meie selline agentsus on sellega piiratud. Aga eks sellegi teoreetilises mõttes võib mõelda, et on ju Eestis ka olnud mingisugused autoreid, Uku Masing räägib just nimelt, väärtusruum on küll Kersti Kaljulaid, ei mitte väärtusruum, mis seal oli Kersti Kaljulaidi, komberuum oli ja just eks see Uku Masing oli mingisugune mitte finno-ugri ka, vaid siis selline eestlastele ja nendele finno-ugri, ühesõnaga nendele rahvus- ja keelegrupile kuidagi omane mõtlemisviis ja keelekasutus ja sealt versus indoeurooplased. Just, ja sealt saab kuidagi oma olemisviisi välja mõelda. Et tead mõttes on see samamoodi selline, läheb kokku sellise ma ei tea, kas on kaanoni ehitus või traditsiooni ehitus, niimoodi nagu räägitakse lääne väärtustest, nagu räägitakse Euroopa väärtustest ja vaat seda ka on erinevad mõtlejad teinud seda ka Eestis, kuigi muidugi teiste eesmärkidega erinevatelt alustelt. Aga eks mis on selline, Mihhail Lotman just kunagi ütles, et Euroopa väärtus ongi see, et Euroopal polegi väärtusi. Ja millega mõttes seda, et Euroopal pole ühtegi väärtust, vaid seda, et Euroopal pole üht sellist monoliitset alusväärtust, vaid ongi väärtuspluralism ja poliitiline eesmärk peaks olema see, et panna see poliitiline hõõrdumine toimima viisil, mis oleks kõige vähem kahju tekitavam siis väärtuste kandjatele. Ma vaatan, see aeg läheb väga kiiresti, et hästi raske otsustada, mille juurde siis jääda, aga võib-olla ikkagi räägiks natuke sellest Eesti kui õpipoisi rollist või Ida-Euroopa kui õpipoisi rollist lähemalt. Et mina ise, kui ma nüüd rohkem mõtlen sellele, et väga pikalt on meil just siin sellised parempopulistlikud erakonnad, ma tegelikult tahaks öelda EKRE kõrval juba üsna tihti, et ka Isamaa on seda rääkinud meile sellest, et kui halb see on, et me kaotame Eesti omad väärtused ära, meile imporditakse Euroopast, ma ei tea, homondust ja ma ei tea, mida kõike koledat, eks ole, see ei ole küll päris sama hull võib-olla, kui Putini Venemaal räägitakse, aga ikkagi väga tihti need jutupunktid ju kattuvad, on ju, või ütleme Trumpi poolt samamoodi. Ja siis tekibki nagu see küsimus, et kui meil on, ma ei tea, Euroopas parempopulistid, meil on Trump, USA-s on ju, kes räägivad peaaegu sarnast juttu, mida räägitakse juba Putini poolt, on ju, et kust me neid ja mida me siis ikkagi impordime, et mingis mõttes me impordime ka seda kõige koledamat ja halvemat juttu täpselt samamoodi Eestisse, kui võib-olla
siis ma ei tea, vähemalt progressiivsemale maailma nägemisega inimesele omane või hea või normaalne tundub. Ma tahtsin just seda öelda, et tegelikult nad impordivad ju ka, sest kõik uute uudiste nagu see, kuidas nad teevad asju, nagu muster on tõlgitud ja nii edasi. On tegelikult USA konservatiivse ajakirjanduste ja portaalide muster, nagu tegelikult nad impordivad ka, aga ütlevad, see ongi jälle see, et kuidas nad nagu Eesti päästemise väärtuse taga tegelikult peidavad seda, et tegelikult nad impordivad ka, aga lihtsalt teistsugust asja, sest kõik impordivad, sest see on normaalne, sest väärtused liiguvad ja see ongi okei. Aga ma võib-olla ei räägiks sellest, kuidas me õpime ja bla bla bla, aga ütleks, et see on mingis mõttes hea, et me oleme need nagu järele kõndijad, sest meil on võimalus öelda, et Euroopas on juba tehtud, et näiteks praegu me viime või meie Riigikogu peab nõusoleku seadust nagu teha, võtta, muuta ja meil on võimalus, kui me selle eest advokateerime, meil on võimalus öelda, et selles riigis tehti niimoodi ja läks niimoodi, selles riigis on niimoodi ja see on halb, see on hea ja meil ei ole vaja tõestada oma väärtustega või selle nagu demagoogiaga heas või halbas mõttes, ei ole vaja tõestada, et see asi võiks toimida ja see asi on hea, sest meil on näide, kes on suurem, võimekam ja neil on tehtud. Kuigi see on halvas mõttes töötab ka, et kui mingid halvad seadused tulevad sisse, aga vot nii. Ma saan aru, et sa viitad siis sellele, et ütleme, et me saame öelda või näidata konkreetselt, et ühes või teises riigis on võib-olla teatud väärtustest küll lähtuvalt algselt, eks ole, liigutud mingi seadusteni, aga nende rakendamise tulemused on sellised, see on väiksem ühiskondlik kahju näiteks, ma ei tea, vähem sotsiaaltoetusi vaja maksta, vähem, ma ei tea, mis iganes, eks ole, kuritegevust on ju, et see on ühiskondlik hea ja me saame seda konkreetselt näidata. Ehk siis me nii-öelda saame väärtusdebatist tegelikult sellega loobuda. Jah, jah. Kas te tahate ka sellel? Jaa, palun. Ma kommenteeriks seda Ida-Euroopa omapära, kuna see puudutab Eestit ka. Et ajaloolises mõttes nüüd sildistamata, kumb on parem ja kumb on halvem, meil tuleb vaadata ka objektiivselt seda, et kuidas Ida-Euroopa oma väärtuspildit on kujunenud, ja oluline vahe on see, et erinevalt Lääne-Euroopast, Ida-Euroopas ei olnud progressiivset, liberaalset väärtusrevolutsiooni ehk 1968. aasta väärtusrevolutsiooni, see on tingliks see 1968, seda peetakse niisuguseks algpunktiks ja sealt tegelikult see progressiivsed väärtused, nii-öelda siis progressiivsed või liberaalsed väärtused läänes hakkasid ka levima. Paljud need väärtusdebatid, mis puudutab näiteks seksuaalvähemuste õigusi, on tänaseks juba paljudes Lääne-Euroopa riikides peetud. Vaadakem ka lääne parempopulistlikke erakondi. Nende jaoks seksuaalvähemuste õigused, geid ja lesbide vaenamine ei ole üldse mingisugune teema, see on Ida-Euroopa teema. Väga oluline vahe meie ja Lääne-Euroopa parempopulistide vahel. Ja tänu sellele lihtsalt meie jaoks need väärtusteemad siin Ida-Euroopas tulid pigem teatud järellainetusena. Ja see, et me näeme täna väga tugevat vastureaktsiooni sellele progressiivsetele väärtustele, on mingil määral ka teatud sündmuste kokku langemise tulem. Et tegelikult Ida-Euroopas väga tugevalt need väärtusdebatid tulid ennekõike kuskil sel aastal 2010, siis kui oli suur majanduskriis, sealt edasi 2015, kui oli pagulaskriis, Eestis meil oli 2014, eks ole, kooseluseadus, umbes seal 2010. aastatel. Äkki
kogu see niisugune väärtusdebattide globaliseerumise mõju temaatika tuli sisse väga kiiresti. Ennem me väga palju niisuguste väärtusdebattide üle siin progressiivsed versus konservatiivsed väärtused ei arutanud. Ja see oli Ida-Euroopas paljudele ootamatu, see oli šokk ja selle taustaks on ka tegelikult, mis on Ida-Euroopa nagu omapära, mina nimetan seda topeltšoki nähtuseks. Tegelikult Ida-Euroopa suur õnnetus on see, et viimase 30 aasta jooksul oleme me näinud 2 meile väljaspoolt peale surutud utoopilise projekti kokkukukkumist. Esiteks kukkus kokku idast peale surutud kommunistlik utoopiline projekt ja nüüd kuskil aastal 2010 selle Euroopa suure majanduskriisiga, finantskriisiga tegelikult ka läänest meile tulnud liberaalne euroopaliseerimise või euroopastumise projekt paljude jaoks kaotas see legitiimsuse. Ja sellesse nüüd auku või tühja kohta see võimaldaski tegelikult parempopulistidel tulla välja ja öelda, et mõlemad need väljaspool tulnud väärtused ja need utoopilised projektid on nagu kokku kukkunud. Nüüd me teeme nüüd seda õiget enda Eesti, Poola, Ungari, mida iganes asja. Et nüüd me oleme ikka need õiged. Ja seda konteksti tuleb nagu arvestada, et Ida-Euroopa tragöödia on see topeltšokk ja selle järel lainetus ka väärtusmaailmas. Lihtsalt küsin kiiresti siia kõrvale, aga kuidas vaadata siis sellisel juhul, ma ei tea, Trumpi sloganile, et Make America Great Again, mis nagu apelleeriks sarnasele asjale? No see on tekkinud ka väga paljuski, see on pikema vinnaga, et kui me räägime 68. aasta väärtusrevolutsioonist läänes, siis sellele ju tekkis ka tegelikult vastureaktsioon. Esimene tugev vastureaktsioon oli 80-ndatel. Tegelikult neokonservatismi Thatcher-Reagan näol. Seal ei olnud ainult majanduspool, seal oli ka väärtuste pool, konservatiivsete väärtuste pool. Ja nüüd siis seoses selle suure majanduskriisiga 2008 kuni 2011 avanes võimalus parempopulistidele. Aga läänesse vastureaktsiooni ehitamine, konservatiivse vastureaktsiooni ehitamine on olnud palju pikaajalisem protsess. Meil Ida-Euroopas tuli see väga ootamatult, väga kiiresti. Ja selle taustaks ongi nende 2 utoopilise projekti veel kokkukukkumine, mis seda kõike minu meelest on veel süvendanud seda vastureaktsiooni, et väljas suruti peale, aga nüüd kõik see ei töödanud, nüüd me teeme mingit oma asja. Jah, sellise nagu vastupanu lävi oleks ületatud kohati, tundub ühiskonnas. Aga meil on aeg nii kaugel, et ma peaks vaatama saali ja küsima, et kas teil on tekkinud küsimusi? Ja palun. Aitäh! 2007 Lisboni leppe, et tegelikult seal on väga hästi välja toodud kõik väärtused, millele Euroopa Liit rajaneb. Kui me räägime, et Euroopa väärtused on sellised raskesti määratlevad, sest Euroopa on nii suur piirkond, kas on tsivilisatsioon, riikide kogum ja nii edasi, et kuidas siis need kindlad väärtused, inimõigused ja nii edasi ja meeste vaiste vaheline võrdsus, mis seal kõik kirjas on, mahub siia konteksti. Jah. Ma arvan, et see on see, mida hästi põgusalt sai puudutatud, et Euroopa Liit ja Euroopa, eks ole, on natuke erinev ikkagi väärtuskogumik ilmselt, aga kas keegi teist tahab seda kommenteerida pikemalt? Oota, mis see konkreetne küsimus oli? No see, et mis on selle Lisboni leppe nagu sisu, see põhimõtteliselt väljendab Euroopa Liidu tegelikult ju väärtusi, kuigi on nimetatud ka Euroopa väärtusteks. Et kas me siis ei saa öelda, et need ongi mõnes mõttes või vähemalt, et nad nii-öelda kannavad selle liidu väärtuseid ja neid me peaks justkui nende poole püüdlema. Ühelt poolt on need, mul on tunne, need, mida peetakse väga tihti sellist läänelikeks väärtusteks või on see kinnitunud, aga ma ei ole kindel, kui hästi nad sotsioloogilisteks klapivad inimeste hoiakutega reaalselt väärtusskeemid osas. No eks nad ole ikkagi taas, tuleme selle juurde, et nad on
no ilmselt olete, mitmedki teist on puutunud kokku, ma nüüd nii-öelda pisendan seda mastaapi, et noh, ma ei tea, organisatsioonidel on ka väärtused, eks ole. Ja noh, siin on tehtud mõningaid uuringuid, et noh, on leitud, et vaatamata sellele, millega need organisatsioonid tegelevad, et 80% on ikka samad, eks ole, noh, mis meil kodulehtedel on, et eks nende igasuguste selliste poliitiliste kokkulepete puhul on ka, et on noh, ikkagi nagu selline, noh, ma ei saa öelda, et puhtalt illustratsioon, et kahtlemata ta ikkagi noh, sellest juhinduvad juba siis need nii-öelda normeerivad tegevused, sest noh, ega püüd midagi seadusesse raiuda ei ole enam noh, tegelikult selles mõttes, et väärtus võib seal ju olla selleks nii-öelda juhtivaks mingiks suunanäitajaks, aga noh, sisuliselt on tegemist ju normeeriva tegevusega. See, millest Tõnis rääkis, on tegemist ikkagi juba sellist ideoloogiate vahelise võitlusega, et noh, nagu eesmärgi seadus. jah, et need väärtused on seal noh, tõepoolest kusagil nii-öelda võib-olla helendamas mingisuguse juhtiva tähena, et selles suhtes jah, nendest saab siiski rääkida kui teatud sellisest, no, nagu ma ütlesin, et mingisugune kujutlus siis ideaalist, et me saavutame, et niimoodi toimides näiteks mingeid seadusi vastu võttes või mingeid seadusi jättes vastu võtmata, me justkui kaitseme siis neid väärtusi, eks ole, ja noh, ütleme siis, mida võib-olla siis noh, kuidagi võib-olla noh, niisugune väärtusratsionaal, no räägitakse ju sihiratsionaalsusest, mis on noh, niisugune pragmatism puhtalt ja väärtusratsionaalsusest, kus sa siis vähemalt üritad nagu Gea sa korra viitasid, et noh, et meil võivad olla mingid positiivsed mõjud siis, eks ole, kui me siis võtame vastu ühed või teised seadused, eks ole. Ja noh, siis ilmselt see noh, niisugune noh, analüütilisus või ka siis minu pärast tõenduspõhisus, et noh, tõepoolest niimoodi toimides me lõpuks saavutame siis mingisugused noh, väärtused on ju hea, sest samal ajal mitme poliitilise sammuga on leitud ju ka, noh, siin oli natukene juttu Ameerikast, eks ole, et noh, tahtes siis võib-olla mingit nii-öelda rassilisi õigusi või noh, nii-öelda rassismi nagu välja juurida, et noh, et väga, no mida on hästi palju kritiseeritud see nii-öelda, et me paneme mingitesse lahtritesse inimesed ja siis anname neile nii-öelda kunstlikult mingisugused, et noh, see on tegelikult seda viha hoopistükkis suurendanud, eks ole, et on tekitanud nagu sellise vastupidise efekti. Et noh, need noh, vaidlused on juba sellised tõesti sellise nii-öelda poliitika tegemise noh, niisugune kunst ja teadus. Et sa tahad ka kommenteerida ja palun. Ma arvan, et kui tahtava näha, et miks konkreetselt Lissaboni leppesse said sellised väärtused kirja pandud, siis tuleb vaadata seda alus. Ma täpselt ei tea seda kontekstuaalset lugu, mis seal taga, eks ole, miks nad sellise viisi said. Aga mis ma lihtsalt mõtlesin, panen siia huvitavalt sükse, et kuidas neist võiks mõelda, et sellise pildi 18. sajandis siia kõrvale. Et Triin mainis ka seda, et kui väärtustest ühelt pidi võib mõelda kui sellisest mingisugusest ka sellist lõppsihtpunktist, eks, kui on peale instrumentaalseks, kuhu jõutakse. 18. sajandil on üks selline utoopia traditsioonidest, mis mitte ei vaata seda, et utoopia on kuhugi, kuhu me jõuame, vaid väärtused, mingisugused väärtuspildid on midagi, millele me teatud mõttes otsa vaatame, mis on võib-olla küll idealiseeritud kujul, aga mis on meie olukorrast teatud mõttes lihtsalt nii erinevad, et see kontrasti ja sellise teistsuguse maailma nägemine ise psühholoogiliselt, institutsionaalselt hakkab meid ise kuidagi kujundama ja muutma ümber. See oleks 18. sajandil. Tahad ära minna? Jah. Et saadame siis Tõnis ära, sest ta peab bussi peale minema. Meil, ja, tehke palun aplaus. Ja kui nüüd on veel küsimusi, siis ülejäänutele võib küsimusi esitada küll. Ja, Jens? Jah. Ja mul oli nagu just selle Riinu selle mõttega tuli mulle selline mõte, et noh, kui meil on see Lissaboni lepe, kas me saame siis öelda, et nagu Euroopa Liit põhimõtteliselt nagu kehtestab meile mingeid väärtuseid või et noh, need väärtused tulevad meist endast või samuti nagu see klassikaline Foucaultlik küsimus, millele ilmselt nüüd noh, siin vastust ei leia, on nagu see, et noh, kas see kuivõrd eelneb väärtus sellele väärtussubjektile või kuivõrd see väärtus tuleneb sellest subjektist endast, et kuivõrd me oleme tegelikult agentsed selles? No, kantilik vaba tahe ja nii edasi. Seal on sinu küsimus on nüüd, et ära lahendada Foucault subjektivisatsiooni probleem. Sa kommenteerida või Triin või keegi? No
ma räägin jälle nõusoleku seadusest, sest ma kogu aeg kirjutan ja loen sellest. Näiteks meil on ka Istanbuli konventsioon, mille sees on kirjas, et me peame sama mudelini jõudma oma kriminaalseadustes kõikides Euroopa liikides. Aga see on väga erinevalt implementeeritud nagu selleni, et ühes riigis sa pead küsima nõusoleku ja teises riigis sa pead eirama oma nõusoleku, et see nagu kehtiks, et sa pead ei ütlema, et muidu see nagu eeldakse, et sa oled oma nõusoleku andnud. Kuigi see nagu väärtus, see convention, see nagu kiri, mis peab kehtestama midagi, see on sama meil kõikidel, aga seadused tulevad väga-väga erinevad ja siis tuleb veel praktiline seaduse kasutamine ja see on veelgi erinev, sest erinevad seadussüsteemid kehtestakse väga-väga erinevalt ja siis tulebki, et tegelikult nagu meil on üks väärtus nagu ja, aga meie ei ole veel nõusoleku seadust endale võtnud, kuigi oleks pidanud väga ammu, kuigi see on nagu compulsory, aga tegelikult ei ole. Et see on väga selline shaky küsimus, et mõnes mõttes ja me peame kõik samad olema selles mõttes, aga praktiliselt see ei ole võimalik, sest kui riik või inimene ei pea neid väärtused nagu südamest tegelikult heaks, siis võib leida viisi, kuidas teha nii, et see ei kehtiks 100% nii, nagu seal on kirjas. Andres? Jah, no Jensi küsimusega jätkates kohe, kas ei tea, Michel Foucault 20. sajandi kõige tsiteeritum filosoof üldse praegu maailmas, aga eks see probleem, ma arvan, mille Jens viitas, on siis see, et kui palju Eesti siis reaalselt oma sellist vabaduse määra üle võtab siis Euroopas kui sellisest. Ja minust on üks artikkel, mille on kunagi akadeemiline artikkel, mille on praegune Välispoliitika Instituudi juht Kristi Raik kirjutanud, et tema vaatab seda Euroopa Liiduga liitumise küsimust just nimelt Foucault tõerežiimide kaudu. Tõerežiimid on üks teine Foucault selline keeruline mõiste, mis määrab siis seda, et meil on sellised erinevad ühiskondlikud režiimid, mida valitsevad oma sellised tõesüsteemid ja kus on omaette sellised võrgustike, rägastikud ja sellised teadmise ja subjekti loomise mehhanismid sees. Ja Kristi Raik vaatab seda tõestadest Euroopa Liidu konkreetsete siis, see oli see periood, mida ta vaatab, on siis enne 2004. aastat, kui Eesti liitus Euroopa Liiduga ja see, kuidas Eesti pidi ümber kohandama kogu oma õigussüsteemi. Ja tema väide on tõesti, et see oli ikka tohutu mehaaniline ülevõtmine ja see ikka Eesti korraldati institutsionaalselt ja seaduslikult täielikult ümber selle protsessi käes. Ja muidugi võib öelda, et kõik see on loonud meile selle institutsionaalse raamistik, kus me täna oleme ja selle kaudu loonud ka selle vabaduse, mida me saame poliitilise vabaduse ja personaalse vabaduse, mida me saame täna realiseerida ja selles mõttes ta loomulikult meid mõjutab. Ja samamoodi on see ülekanne ka teistpidi toimib. Et mõtlen, kui me elame Euroopas, eks ei ole nüüd võib-olla selliste õiguse ja seaduse tasandil, siis sama juba inforuum, et Eesti on liitunud Euroopa Liiduga, Euroopa Liidust tulevad mingisugused uudised, meil on mingisugune üldine avalik sfäär, mis on ka Euroopa ülene, siis seal toimuvaga Eesti figureerimisega, Eesti positsioonidega, kas või Ukraina, Venemaa, sellega teema, ka meie kujundame teatas ümber seda üldist avalikkust nende samade eurooplaste jaoks. Et siin on nii palju erinevaid tasandeid, kuidas seda küsimust lahendada. Just nimelt, ma arvan, see on väga hea näide, et ma arvan, et Kaja Kallas tegelikult on väga palju muutnud seda, kuidas Euroopas vaadatakse Ukraina situatsioonile. Et tegelikult saavad ida-eurooplased seda samamoodi nagu vähemalt tuua teatud väärtusdiskussiooni kogu Euroopa tasandile. Ja sotsioloogina väga tõesti suure üldistusega sellist empiirilist uuringut, et meil oli nagu Eesti ühiskonna sellised teatav periodiseering on ja tõepoolest seal siis Euroopa eeskätt sellise institutsionaalse kogu raamistikuga ja tõesti see niisugune
ülikiirustades siis ja noh, ka tegelikult üsna vähest poliitilist kogemust omades ka noh, nii-öelda neid samu erinevate põhimõtete ja seaduste noh, niisugust rakendamist, noh, mingisuguseid alates mingite erisuste nõutamisest, mis siis selle seaduse mõtte nii-öelda Eesti kontekstis oleks muutnud nagu järjepidevaks. Et sellesama siis võib-olla selle Euroopa väärtusega, et seadusel on alati seaduse mõte ja siis see paragrahvi nii-öelda tähendus, eks ole. Et no laias laastus võib küll öelda tõesti, et mitmekesisus vähenes, kas ta oleks ka muidu vähenenud, aga noh, kogu see niisugune vabanemise järgne mitmekesisus, mida on tegelikult noh, ütleme väga suure üldistuse tasandil sotsioloogilistes uuringutes võimalik ikkagi täheldada ühiskonnas. Noh, erinevates sfäärides on ta muidugi noh, ka nii-öelda erinev, aga noh, laias laastus selline ühiskondlik noh, niisugune morfogenees, nagu Margaret Thatcher on seda nimetanud, tõepoolest noh, liikus nagu suurema sellise ühtlustumise suunas või noh, õigemini mitte ühtlustumise, vaid noh, pigem ta andiski nagu selle, valmistas ette nagu seda teatavat niisugust polariseerumist, et kui noh, ühest polariseerumisest, mis oli siis tõesti see noh, ma ei tea, rikkamad ja vaesemad või siis see nii-öelda edukamad, vähem edukamad, me jõudsime nagu mingisse teise, mis tegelikult jah, teine nii-öelda polariseerumisest noh, niisugune ütleme põhitelg noh, väga suure lihtsustusega oligi siis see kiirendus, aeglustus, et me tahame rongilt maha minna. Et noh, millel tegelikult väga tugevasti ka noh, mingisugused siis noh, võib-olla sellised nii-öelda konservatiivse noh, niisuguse suuna esindajate noh, niisugune populaarsus ka põhineb, et lihtsalt mingisugune printsiip, mingi seadus saab noh, nagu selleks niisuguseks tähistajaks, eks ole, millel tegelikult noh, ütleme inimeste nende igapäevaste ängidega on suhteliselt vähe tegemist, aga noh, see ängide taga on see, et noh, et liiga kiiresti on põhimõtteliselt kõik see juhtunud. Et selles mõttes jah, see niisugune loomulik, ütleme mitmekesisus, millest oleksid saanud hakata siis võib-olla moodustuma mingisugused noh, ma ei tea, innovatiivsed kooslused viisil või teisel või niisugused ütleme siis noh, institutsioonid, mis on siis ka kultuuril, sest alati kultuur on inertsem. Institutsionaalselt sa võid igast reformid hästi kiiresti ja kultuur on oluliselt inertsem. Et ütleme see, et noh, niisugune natuke traumaatiline ülemineku kultuur, kus oligi nii-öelda uued vood, vanad vood, et noh, see ei saanud omavahel üldse settima hakata, et tuli see Euroopa Liit peale. Nii et selles suhtes võib öelda, et noh, ma ei taha hinnanguid anda, aga noh, asja jah, niisuguse arengu noh, nagu tsükli, et noh, ta mingis mõttes on võrreldav jällegi mingisuguse natuke nagu sellise kultuurilise, kas just katkestusega, mille poolest Eesti ajalugu on nagu hästi rikas, aga noh, midagi sinna kanti, pool katkestus. Nii, kas on veel küsimusi või? Jah. Ja seal on käsi püsti, nii et ma küll laseks küsida. Hea küll, ma hakkan kuskilt pihta. Tere! Minu küsimus tegelikult hakkas peas kerima, kui te Foucault'st rääkisite, sest no Foucault on teadupoolest ju canceldatud või ei ole või? Et Tuneesia ja pedofiilia ja nii edasi. Ja see paneb mind küsima, et kas see väärtus kommunikatsioonis, see, kes loob seda väärtust, see, kes kommunikeerib mingisugust väärtust, milline tema roll on ja kas juhul, kui me tahame, et mingisugused euroopalikud väärtused just nagu hakkavad domineerima, et kes siis peaks olema see, kes kommunikeerib neid väärtuseid ja võib-olla just nimelt nendele, kelle väärtusmaailm on väga erinev. Selleks on animeeritud TikTok filtrid. Kui TikTok filter ütleb midagi, siis sa ei saa öelda, et ta on halb või hea inimene, siis ta ei ole inimene. Ja siis sa lihtsalt levid selle ilma nagu selle persoonata. Vot see on minu vastus. Ja noh, ilmselt tulles nüüd täiesti selliste klassikaliste, lihtsakoeliste, teoreetiliste käsitluste juurde, et ilmselt ta ei saa olla sellest liigast, kus on siis see teine väärtuste maailm, sest noh, muidu vastasel juhul läheb see lihtsalt nagu lukku, et peab olema ikkagi siis mingisugune selline viis, mis siis tõepoolest tekitab teatavat niisugust emotsionaalset usaldust, see sama usalduse küsimus, mis meil käis siin natukene teises kontekstis läbi, et kui jah, Maria küsimus oli eeskätt, et kes peab olema, et ilmselt see, kellega on mingisugunegi samastamine, mingisugunegi usaldus. Ja noh, võib-olla siis tõepoolest, et see, kuidas see küsimus seal taga, et kuidas, et noh,
see väärtus, mida me taga ajame, võib-olla on tegelikult sarnane, aga meil on väga erinevad nägemused siis sellest, et kuidas moodi selleni jõuda. Noh, see juba viib meid tõesti siis selle nii-öelda mingisuguse läbirääkimisvalmiduse juurde, mis on juba nagu jah, natukene selline kommunikatsioonitehniline küsimus. Aga jah, see mingisuguse võib-olla siis selle, noh, seda arvastatakse nimetada ühisosaks, aga mina seda nagu väga ei jaga, et pigem niisugune esmane empaatia, et see ühisosa, noh, see on juba natuke nagu vaieldav. Aga see, et meil üldsegi oleme valmis mingisse läbirääkimiste sarnasesse situatsiooni astuma, et see vajab mingit teatavat empaatia. Jah, usaldust või eeldust, et teine on samamoodi heatahtlik või noh, midagi sellist vähemalt inimeste vahel. No jah, et või vähemalt ta ei ole nagu jah, otseselt võib-olla vaenulik. Minu jaoks selle mõtte üldse vastu tuleb see, et miks peab olema see nagu üks inimene, kes kommunitseerib mingi ühe väärtuse. Minu jaoks näiteks on oluline, et inimene räägiks oma kogemusest, mitte alati 100% alati on nii, aga kui me räägime näiteks, ma ei tea, vägivallast, ma tahaks kuulata inimest, kes on sellega puutunud, sest nagu kui teine inimene ei tea, kuidas ta teab, kuidas seda lahendada või noh, kuidas ta emotsionaalselt saab aru, mis inimene seal tundub, mis abi tal on vaja, Samamoodi, kui me räägime mis iganes vähemuste õigustest, kui kolmas inimene, kes ei ole puutunud selle suhtumisega, kui tema räägib sellest, nagu ei ole mõtet temast seda kuulda, isegi kui ta on õppinud seda väga kaua, nagu ikka oleks kõrval peaks olema nagu inimene, kes läbi seda on nagu elanud. Ja sellega tulevad ka need väärtused, mis inimene nagu adopteerib selleks, et oma olukorda parandada või teiste olukorda parandada või lihtsalt talle tundub, et niimoodi on nagu õigeti elada või tegutseda või mis iganes. Ja sellega minu loogika on see, et võib-olla palju inimesi, kes neid väärtusi nagu edendavad ja räägivad ja arendavad, peaasi on see, et sa näed, et inimene räägib asjast, millest ta teab, millest on kogunud ja et tema motivatsioon on puhas. See ei ole, it's not a church, I'm sorry. Aga ja midagi sellist, võib-olla Gea vormistab hästi, tal tuleb hästi vormistada minu mõtteid. Äkki Andres, sa tahad ka veel midagi öelda Foucault teemadel? või paneme punkti? Mul jah, vist midagi eriti lisada pole. Et ühelt poolt mul on natuke tunne see küsimus, minu jaoks jääb natuke abstraktseks selles mõttes, et ma peaks mõtlema, et mis väärtustest me räägime, mis tasandil, kellele meid kommunikeerida tahame, kas me räägime siin lastest, noh, et isegi avalikkus, noh, meedia, koolid, mis iganes, eks, et selles suhtes on keeruline. Teine küsimus ikkagi on nagu minu jaoks, et kas me sellel hetkel kommunikeerime tegelikult väärtusi või tegelikult meil on riigina lihtsalt mingisugused eesmärgid, meil on Euroopas mingisugused eesmärgid ja lihtsalt see pundar, mis kokku tuleb, sealt on võimalik lõpuks nõrutada mingisugune empiiriline materjal, mida me nimetame väärtusteks. See võib-olla jõuab tagasi jutuga ka natuke selleni, et millised väärtused on instrumentaalsed ja millised on siis see eesmärk, eks ole, et noh, et kui meil on mingi heaolu ja võib-olla vähem kannatusi ühiskonnas ja nii edasi, noh, näiteks seatud eesmärgiks on ju, et siis millistest väärtustest lähtudes me näiteks jõuame selle eesmärgini. Ja, kui sa kedagi just nagu mõjutada, et sa pidavad olema näiteks, kui sa tahad kedagi vägivalla vastu, eks tekitada selline šokk, et sa pead näitama telekas surnud inimesi ja laipasid ja siis pidavad nagu peegelneurite kaudu päris hästi töötama. Aga minul sai nüüd hääl otsa, nii et ongi paras aeg ära lõpetada see väitlus. Aitäh teile kõigile, et kuulajatele ja eriti neile, kes debateerisid.